me õnnistame täna ülestõusmispühal kogu oma maad. Jeesus, sina oled troonil, sina valitsed, sina oled väga väärtuslik, see sõnum on väärtuslik. Kas keegi paneks tulema, mul nii ämar siin, et kindel ja ustav, me vabastame täna selle usu, me kuulutan kõik kivised südamed vabanegu, saagu lihasteks. Jeesus, sinus on võit ja vägi, me vabastame, püha vaim, tule looja, las sinu tahe sünnib täna. Selle sõna läbi, mida me kuulutame, sõna läbi, mida Eestimaal kuulutatakse täna, et väga paljus me tuletame meelde, mida Jeesus on teinud. Me teame, et see on ära tehtud asi. Me õnnistame täna isiklikult sinu kodu. Me õnnistame täna sinu lapsi, me õnnistame sinu lapselapsi, me õnnistame sinu tööd, sinu tegemisi, sinu ettevõtmisi, sinu unistusi. Õnnistatud on su igapäevane leib ja vesi ja õhk ja maa. Ma kuulutan täna hommikul puhtaks kõik atmosfääri Paliveres, Läänemaal, Eestimaal, kõiges meie 15 maakonnas. Tunded, mõtted ja sõnad. Me keelame ja me sulgeme kõik teemollikud portaalid Jeesuse Kristuse nimel. Selle vere, Jeesuse Kristuse vereõigusega. Ma avan taevad, pitseerin need Jeesuse verega. Nii sinu peres kui ka sinu asulas. Kõik see butafooria, kõik valu kadugu. Kuulutan vabastust, tervenemist, kadugu raskus, rõhumine, mõttetus. Ja asemele tulgu Jumal, sinu kutse, sinu rahu ja rõõm. Ja nii nagu ülestõusmister, Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti, kogudus vastab, ta on tõesti üles tõusnud. Ja täna ei saagi millestki muust ju rääkidagi. Et see on väga suure tähendusega. Ja kui ma ütlen nüüd, et tegelikult ei tohiks seda enda teada jätta, kui sa vähegi saad, vaata mõni, sul ei ole lihtsalt kellelegi rääkida. Lihtsalt ei satu tee peal ette. Aga kui vähegi võimalik, ära jätta seda sõnumit enda teada, et ma olen talle rääkinud. Tuleta talle meelde, nii nagu me ütleme, minu issand on üles tõusnud. Tõesti ta on üles tõusnud. See ei ole mingi mäng. See ei ole ajalugu. Ja see ei ole mitte mingisugune järgmine. Tead, rääkisin sulle niisuguse toreda narratiivi, oli niisugune lugu juhtus. Ei, see sama asi avaldab mõju ka kaasajal. See annab reaalse väljapääsu igas olukorras, kus me iganes oleme sattunud. See ei ole mitte mingi müüt, vaid see on taevane reaalsus, mis on looja Jumal meile oma poja kaudu teada andnud kogu inimkonnale. Mõni ütleb, oi tead, nemad seal käib üks pundikene koos ja kirikutes. Eestimaast ka võib-olla ma ei tea, missugune protsent, kas 1/3 või ma ei oska kujutada ette, mis protsent see on. Aga kas sa usud seda või usu? Jumal on reaalsus nagunii. Absoluutselt. Milline täna ma palun väga, et sa mõistaksid, milline süda on Jumalal. Et sa vaatad selle ülestõusmise sündmusele, sellele, mis kunagi juhtus. See on imekspandav, et ikka veel inimesed võtavad selle sõnumi oma ellu ja see muudab nende elu. Nii teistmoodi. Sest on üks, kas te tahate öelda, et maailmas on tõde vähe või? Igaüks räägib oma tõest, on ju? Igaühel tõde on nii palju, igaüks laulab. Üks päev oli alles tõde see, et ärge sööge rasvaseid roogasid, eks ole. Siis oli järgmine tõde, ei, rasv põletab rasva. Tead, niisugune tunne, et see tõde muutub iga hetkega, muidugi see oli ainult üks nagu näidetest. Aga Jumal, me täname, et olles koos ja jagades täna siin interneti kaudu seda sõnumit, me võime öelda, olgu õnnistatud. Sinu plaan, Jumal, ja seda ei takista mitte miski. Ja selle näiteks või selle kinnituseks loeme koos Matteuse evangeeliumi 28. peatükki. Ja ma tahan rääkida, kui kõva on Jumala sõna, selles mõttes, kui reaalne. 28 ja salmidest 1 kuni 11. Natuke maad loeme koos. Nii, on sul piibel lahti? Kui hingamispäev oli möödas
ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommik. Nii et tegelikult hingamispäev oli meil juudi selle kultuuri järgi on nädala esimene päev pühapäev, eks. Hingamispäev oli see eilne laupäev. Koitma hakkas, sest nemad isegi muideks, kui nad oleks hakanud öösel tulemas, nad oleks pattu teinud, sest hingamispäeval ei tohi teed käia. Ja nad hakkasid hommikul, nii nagu koitis, siis on uus päev, nad võisid minna asuda teele. Ja nad läksid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama ja enne sündis suur maa värisemine. Sest issanda ingel, laskudes taevast tuli ja veeretas kivi kõrvale, istus selle peale. Ja nüüd ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmus tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Ja ingel pöördus naiste poole ja ütles, teie, ärge kartke. Ma tean, et te otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Nõnda nagu ta ütles, tulge vaadake paika, kus ta magas. Ma jätan praegu siin pooleli ja varsti kohe loen siit edasi. Jäta omal ka sõrm sinna selle koha vahele. Tead, Jumala plaani ei saa takistada mitte miski. Mismoodi prooviti Jumala plaani takistada? Paneme sõdurid välja. Terve polgu paneme sinna välja ja las nad valvavad, mitte keegi ei tohi seda ära võtta, seda ihu, mitte keegi ei tohi seda kivi sealt eest ära väretada. Jumalal oli sellest täitsa vilistas selle püssu. Inglid, aga ometigi oli kuulda niisugust värisemist, maa värises ja need sõdurid kukkusid maha kui surnud ja seal ei olnud mitte Jeesus, sest Jeesust nad enam ei näinud, nad nägid ainult inglit. Ingel, kes on Jumala teenija vaim, see tekitas neile niisuguse õuduse ja hirmu. Ja te ei teinud mitte midagi drastilit, lihtsalt selles suures, mis nad omasid. Nad arvasid, et midagi teevad. Nemad seisavad kõige paremad välja valitud sõdurid, tugevad, kindlameelsed, kes kindlasti magama ei jää. Ja langesid nagu surnud, mitte surnud, vaid nagu surnud on öeldud. No me koos lugesime, siin ei saa. Ja kuidas seda värinat nad ju kogesid kõik, kui maa ikkagi väriseb, nagu maa värisemine on, eks ju. Sa ei saa öelda, et see oleks mingi, see on üles kirjutatud. Ja siis kõige selle sees, seal seda värinat kuulsid ka need naised ju, kes tulid hauale. Ja kui nemad seda kuulsid, siis ta pöörub ingel naiste poole ja nendele ta ütleb, aga teie, ärge kartke. Teil ei ole põhjust üldse kartmiseks. Ma mõtlen praegu, kui ma kodus juba mõtlesin, valvurid ju ei näinud, seda ma juba nimetasin, aga ma ütlen veel, et valvurid ei näinud ju, kuidas Jeesus üles tõusis. See piibel mitte kuskil üheski evangeeliumis, ta ei näinud või ei kinnita keegi, et keegi oleks nagu näinud või tunnistajaks olnud, et Jeesus tuli hauast välja. Ta kuidagi tuli sealt välja, aga mitte keegi ei olnud. Ma ei tea, kes inglid varjasid, kuidas seda... Me ei tea, jälle üks müsteerium, jälle üks asi, proovi tõestada, ei saa tõestada, aga tead, kui huvitav. Teinekord öeldakse selle ülestõumise sõnumi kohta niimoodi, et maailmas on nii palju tühje lubadusi. Oled seda ise vahest kogenud? Lubatakse, nüüd majandus tõuseb, tead, nüüd läheb kõik korda, teeme ainult seda, makske makse, nüüd paneme veel teile 15 maksu juurde ja tuleb, meil majandus hakkab niimoodi kasvama. Oi, me koorime teilt 5 makse nii palju, aga majandus hakkab nüüd kasvama. See on, kui üks mõistlik mees, kes teab natuke majandusest, ütleb mulle, et kuulge, see on nüüd täielik farss, mida te räägite. Ja kui siis keegi kuskil Riigikogus räägib niisuguse lause, nagu see minu meelest ajakirjanduses kuskilt jooksis läbi, et inimesel on 24 sugu. Ja need on meie riigi juhid. No kullakene, kui sa ise vahel võib-olla mõnda lollust usud, siis ja tõesti nii palju tühja lubast, aga vaata ülestõusmine pakub meile tühjus täis olukordades, situatsioonides täidetud lubadusi. Mis asi jäi tühjaks? Rist jäi tühjaks, haud jäi tühjaks, need surilinad jäi tühjaks, aga lubadus oli ette öeldud. Jeesus
tõuseb üles surnust. 3. päeval ma tõusen ülesse. Ta ise ütles enda, 3. päeval ma tõusen ülesse ja siis ma maksan kõik surma eest ja haiguste eest ja me ütleme, et aga me ei näe seda alati toimimas, aga me oleme näinud seda toimimas ka, on ju? Nii et päris me ei saa nagu ütleme seista siin ja öelda niimoodi, et ei, see ikka üldse ei toimu. Ei toimu küll. See on, meile pakutakse ta Jeesuse Kristuse kaudu suhet Jumalaga. Ta tegi meid õigeks Jumala ees. Ja nüüd, kui meie siin koguduses iga kord me ütleme, tead, me oleme tehtud niivõrd võimsaks selle sõna läbi, mis meil on siia jäetud. Ja kui see kiri läheb edasi, et ta pöördus naiste poole ja nad ütleb naistele ingel, teda ei ole siin 6. salm 28.6. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Nõnda nagu ta ütles, tulge, vaadake paika, kus ta magas. See oli tühi. See oli tühjaks jäänud. See oli see reaalne, mis pidigi tühjaks saama. Teda ei olnud seal enam. Oi, kus teda panite, me tahaks teda, see oli see komme, mida nad tegid, et tahtsid teda ju võliga võida, eks ole ju. Minge kiiresti ja öelge, tulge ja vaadake, paik on tühi, aga minge öelge jüngritele, et ta on üles äratatud surnust ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud, mitte lihtsalt niimoodi, läks ära, kadus ära, mõelge nüüd, kas oli üles tõusnud või ei olnud üles tõusnud. Aga minge nüüd kogunege ühte kindlasse kohta, Galileasse. Minge sinna ja ta ilmub teile jälle ette kuulutatud. No tead, kui sa ikkagi usklik inimene oled, siis seda on ju nii lihtne uskuda. Aga kui meid praegu panna, kuulge, minge nüüd täna Haapsalu kultuurimaja ette, tead, Jeesus homme tuleb sinna. No kui see oleks, me teame, kui me kuuleme Jumala häält ja me tunneme seda häält, aga sealt ta ütles mitmetele tema jüngritele seda sama sõnum. Minge, te saate seal kokku. Me inglid veel kinnitasid seda sõnumit, et minge, Jeesus ütles ka, et minge kokku ühte kohta. Ja kujutad ette, nad läksid ja kogunesidki sinna kokku. Ja ma kujutan, et missugune värin võis seal südame sees olla. Ei tea, kas ikka tuleb Jeesus meiega kohtuma. Tuli, jaa, see lubadus ei jäänud tühjaks, see oli lubadus, mis oli täis tõotust ja see oli tulemuslik lubadus. Seda lubadust tahtis ta kinnitada oma jüngritele ja ta kinnitaski, ta tuli sinna keskele. Ja hauakambri juures kiiresti kartuses suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. See oli siis nüüd nagu ütleme, see oli niuke rõõmus kuulutama, seda me nüüd läheme neile räägime. Ja enne Jeesus tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge ning teatage oma vendadele, et nad läheksid Galileasse ja seal saavad nad mind näha. Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Ja nad isegi õpetasid, öelge, et Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära. Vaadake, 2 sündmust toimub üheaegselt. Toimub sündmus nende sama jüngritega, kes sealt auast tulid ja nende naiste, kes läksid jüngritele teatama. No me teame sellest, need jooksid ka pärast lauda vaatama. 2 sündmust. Ja teisel pool on sündmus, pettusmanööver läheb edasi. Petmine käib täie rauaga edasi. Anname nüüd sõduritele raha. Need olid seal värisesid ja olid peaaegu nagu laibad maas. Anname neile raha, ütleme, et tead, need tegid, varastasid ära. Sa võid seda moonutada. Kui palju moonutatakse tõde? Isegi tead, kui palju seda on juhtunud, eks? Aga vaata, see on see, minu sees on üks tunnetus. Minu sees on kasvanud usk. Ja kui Luuka evangeelium ütleb, et variserid te olete ära varastanud selle tunnetuse võtme, siis täna ma võin öelda, teie, kes te siin täna istute konkreetselt minu vastas, te ei usute seda sõnumit. Absoluutselt, eks? Te ei usute. Me mõtleme, et nii vana sõnum. Eks? No nii vana sõnum, eks? Aga kui sa mõtled, ma mõtlen, et ime on see, et see raamat on alles. Kui palju on seda tahetud hävitada?
ja see raamat on alles. Sest ma ütlen sulle, Jumal valvab oma sõna üle, Jumala plaani ei saa keegi, nagu ütleme, me vahest ütleme, tead, mingid asjad läksid meil vastu tuult ja siis, kui Jeesus seisis seal ja kui Pilatus ja Herodes teda küsitlesid ja no räägi siis, me saame sind ju tead ära päästa sellest olukorrast. Ta oli vait nagu sukk. Ma ise mõtlen, kas Jeesusel ei olnud siis piisavalt tarkust vastata? Absoluutselt mitte. Ta lihtsalt oligi vait. Tõesti, nagu öeldakse, ta oli nagu talv. Tema kõige tähtsam missioon ei olnud üldse see, et ennast õigustada. Teadki, mis meie teeme? Me hakkame ruttu ennast õigustama. No ma ju päriselt ka ei ole süüdi. Ma ikka selgitan sulle, et ma ei olnud selles süüdi. Ma ei ole on ju, me teeme mina küll. Esimene mõte tuleb hakkaks õigustama, siis vilumuse tagajärjel ikka inimene, mis sa siin ikka õigustad, arvaku mis tahes. Tead, kes tahab, usub ikka seda, mida ta usub, sa võid talle või ennast rääkida eleroheliseks. Nii, ja nüüd, kui see asi läks ja kui nad olid läinud vaata, siis tulid mõned valvas algast ja siis tehti see machinatsioon. Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Et kuigi te nüüd valetate, me maksime teid rahaga kinni, aga teie olge täiesti mureta. Me teeme selle sahker-mahkeri ära. Ja siis nad võtsid raha, kuigi ma lugesin rohkem kui 11 salm, lugesin 15 ka veel. Võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud ja seda juttu levitatakse juutide seast tänini. Nii öeldagi, pettuseid ja valesid ikka jahvatatakse edasi. Nüüd, aga meie sisse on pandud üks tunnetus. Ja nüüd, kui me täna ütleme, see sõna on niivõrd võimas ja ma ütlen, et see on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna. Ja seda sõnumit kuulutagem rõõmuga, et meie Jeesus on üles tõusnud. Ja ma ütlen sulle veel, mitte ainult üles tõusnud, vaid sinu jaoks ja sinu pärast. Amen. Amen, näed. Nii, tead, missugusest imest ma veel suutsin välja vaaritada. Võib-olla mitte ise, ma vist kuulasin seda kuskilt, aga ma räägin seda teile. 30 aastat on meil Eesti Vabariigis täielik usuvabadus. Rääkida Jumal. Jaa, muidugi kuskilt ikka keegi augub ja keegi ei ole nii, ei ole naa. Aga kui me räägime 30 aastat, kas kogudused on kasvanud suuremaks? Minu meelest jäävad ainult väiksemaks. Tõeliselt ustavad on alles jäänud kogudustesse. Tõeliselt ustavad. Ja mõtleme, no kuidas siis Jumal ju tahab? Jumal, tead, ma ei tea, kuidas Jumal teeb, aga ma olen aru saanud, et tee siis sellisel kujul, nagu mina mõtlen ja tahan. Ma ei tea, miks, aga tal on mingi oma strateegia ja ma tean raudselt selle kogemuse ajal, mis me ütlesime, et minu piiblis. Aga kõige selle sees oled sina ka. Sa omad seda sõna oma elus, sa suudad teha, mis siin sõnas on kirjas. Ja kui me räägime, et 30 aastat usuvabadust ja inimesi ei tule eriti usu juurde, me ütleme, kas nad on siis lollid või on mõistmatud või? Oi, niimoodi ei tohi kirikus rääkida, et teised inimesed on lollid. Ega mina ei ütlegi seda. Teate, ma näitan, kus piiblis kirjas on. Võtta lahti 1. Korintuse kiri. 1. peatükk. Ja ei ole ma üldse ebatsensuurne. Nii, 1. Korintuse kiri ja kõlab niimoodi. Me just täna laulsime seda laulu, sa põlatud rist ja minu tänase jutluse pealkiri on põlatud rist võimsaim uks. Et see sama põlatud rist ja siis ta ütleb siin 1.18 1. Korintuse kirjas. Ja sõna ristist on narrus, või ütleme jõledus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi ehk võimsus. Sest kirjutatud on, ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlike mõistuse.
kus on tark, kus on lõpetajate, kus on selle ajastu arutleja, kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks. Eesti keeles on muidugi delikaatselt öeldud narruseks, ja tegelikult see on lollus, eks ole ju, sirgel sõnaga lollus. Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Kujutad ette, ma mõtlen, et Jumal, see ei ole mitte Paulus, kui ta seda kirjutas, ta pidi saama selle konkreetse ilmutuse Jumala käest. Et inimesed ju arvavad, ei, see ei ole ikka tõsi, ei, see ei ole, niukest absurdi ei saa ikka uskuda. Ta ütleb, just selle sama kuulutuse läbi, just selle teie arvate, et see rist on nõme. Aga see rist oli ette kuulutatud prohvetlik sõnum. Ja nii kui me täna siin ülistasime, laulsime, see on mulle nii armas see rist. Tõesti, see on armas. Ma mõtlen, et just sel ajal suri Jeesus, kui oli selline surm üldse võimalik, ristisurm. Ma ei tea, kui ta oleks praegu surnud, kus meie patud oleks kinnitatud, siis kuhu külge, mulla külge või? Surmasüst ja süsti külge, kus see süst on? Siis oleks neid, nagu öeldakse, neid süste, müüdud süste, nagu öeldakse, no vaata nagu need raha eest, indulgentse, eks ole. Meil oleks siis neid koopia süste tehtud. No tõesti, tundubki praegu täitsa, kuidas see võimalik on? Nii suur sõna, nii suur sümbol, rist. Ja ta on praegu tühi. Jeesus ei ole enam seal ristil, aga see, mis ta tegi, see on isegi ajalooline fakt, mitte ainult üksinda, et me räägime mingit lugu. Nii, meiega kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. No tegelikult, kui me nüüd päris hästi ütleme, siis narruseks on, aga narrus on ju nagu lollus, eks ole ju. Noh. En neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus Jumala vägi, Jumala tarkus. Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. No eesti keeles on nii ilusti. Narrikene, me ei ole üldse lollikes, me oleme kõik narrikesed siin. No kuule, see on ju sirgelt sõna loll. Et vaadake, vennad, iseendid. Millistena te olete kutsutud? Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevat, mitte palju kõrgest soost, kuid Jumal on valinud maailma meelest lollid, et häbistada tarku. Ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud ja tihti öeldakse, oi, näe, vaata, nemad seal. Need on ikka need nõrgad inimesed, kes koguduses käivad. No nendel on kogu abi vaja, eks ole. Kas sa tahad öelda, et teil ei ole abi vaja? Jumal teadis, et tervele maailmale on see abi äärmiselt oluline ja äärmiselt vajalik. Nii, ja täna ma millegipärast liikusin oma ettevalmistuses sinnamaani, et kui huvitav kõige selle sees on üks mõte kannatusest. No, ma tean, et teatud kohtades siin planeedil Maa tehakse, et keegi näitleja mängib Jeesust ja siis ta vaevleb seal ja tegelikult Jeesus ütleb, et sa ei tee sellega mitte, sa võid neid mänge mängida, aga see, mida tema tegi, on ükskord täiesti, ainult ükskord kõigi jaoks ära teostatud ja tehtud. Tehakse, nagu ütleme, ristiretki, see on nagu sümbol sellest kõndimisest, kuidas Jeesus kõndis mööda Jeruusalemma ja kuna ta oli nii jõuetuks pekstud, siis Arimaatias pärit üks mees tuli ja kandis tema risti ja kujutad ette, kannatusi juhtub ka kõigil teistel. Kas sinul ei ole elus kannatusi olnud? Ma arvan, et kõik me võime öelda, et ja me teame, mis on kannatus. Me teame, mis on valu, me teame seda, mis on ülekohus, me kõik teame seda siin maailmas. Lähen kõige vanema raamatu juurde Piiblis ja see on Hiobi raamat. Kõige varem, kõige esimesena kirja pandud raamat. Ja Hiobi raamatus ma puudutan kõigepealt 2 peatükki. Ennem, no nii, hakkab käest ära kaduma. Piibel tähendab. Nii, 2 peatükk. Ja hämmastav on, missugust ilmutust või missugust tarkust omas see Hiob ajal, kus tema elas. See pidi olema, siis ei olnud ju, me räägime, et no meil on Piibel, eks ole, meil on see Jumala sõna. Meie võtame, loeme kinnituseks sõna, aga temal ju ei olnud seda siis. Aga tal oli isiklik suhe Jumalaga.
Ja selles suhtes, mis ta omas, võib-olla mingid kirjad olid, mida mina ei oska siin ja ei ole ära nimetatud ka. Nii, Hiobi 20. Ja siin ütleb niimoodi, ta oli väga raskes olukorras, sa tead, lapsed surid kõik järgi mööda ära, kõik asjad tal hävinesid, tervis. Ja siis tema naine ütleb talle, kas sa veel oma vagadusest kinni hoiad, nea ometi see Jumal ära ja sure ära. Aga Hiob ütleb, sinagi räägid nagu rumalad naised või ütleme eesti keeles nagu lollid naised. Ma nii tahan täna seda sõna kasutada. Tundub, et mul nagu teeb ergumaks kohe. Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja? Kõige selle juures ei teinud Hiob huult ega pattu. Me tihti ütleme, et kui ma ütlen, oi, et mis see siis kuri on? Kas ma ütlen kuri, et Jumal tegi mulle kurja? Jumal ei tee sulle kurja. Aga need asjad, mis sinu ümber on, sa ikka tajud küll neid kurja asja. Sa ei saa öelda, et sul on nüüd niimoodi, sa oled nii tundetu või sa oled nii ignorantne, et sa ei tunne mitte midagi. Siis on teine probleem juba hakkab tulema. Nii et ja läheme nüüd natuke sellega edasi. Ja mis kõige hämmastav, mida ma siit Hiobi raamatust välja lugesin, Hiobi 3.25, siit läheme 30, sest see, mille ees ma tundsin hirmu, tuli mulle kätte ja mida ma kartsin, see tabas mind. Hiob ütleb sirgelt välja. Ta kartis, sest sa tead, et selle Hiobile algus ta räägib, et ta igaks juhuks ohverdas oma laste eest, et äkki nad on pattu teinud. Sest ta teadis seda Moosese seadust, et loomadega sai siis ohverdades patud andeks. Et ta kartis, äkki mu pojad teevad pattu, äkki mu tütred teevad pattu. Ja nüüd ta sirgelt selgitab ära. Sest see, mille ees ma tundsin hirmu, see tuli mulle kätte, mida ma kartsin, see tabas mind. Ei ole mul rahu, ei vaikust ega hingamist, küll aga on tulnud rahutus. Ja teate, saatan tulebki meie ellu. Rahutuse, hirmu, kartusega. Sa ei saagi sellest haigusest terveks. Sa ei saagi terveks sellest. Nüüd sa peadki sellega olema, lepi parem kohe. Ära lepi sellega. See ei ole sinu mingisugune, see on täitsa jabur, nagu mõni ütleb üks naine, see on täitsa elav inimene praegu, kes elab, Eesti maal veel elab ja ütleb niimoodi, et minu ihule, tal on multiplex ja siis ta on selle haiguse, keegi ütles, kuule, lähme palvetame su pärast või laseme palvetada su pärast või lähme eestpalvele. Ei, see on minule antud vai. Mida sa siis nüüd usud? Sa võid selles Jumala sõna teades ka uskuda, isegi tundes Jumala, uskuda seda valet seal sees. See on sinu otsustada. Otsusta nüüd ise, nagu me siin leivamurd meile ees ütlesime, sina otsustad selle. Nii. See pole mitte antud vai, vaid see on võetud. See on vastu võetud, just täpselt vastu võetud, jah. Ja et sa põhjendad endale mingi niukse. Nii, võtame nüüd 4.14 jälle Hiobit, ma natuke jooksen siin. Siin ütleb, hirm ja haaras mind ja värin pani kõik mu luud liikmed vappuma. Nii, kas hirm on Jumala loodud asi? Ei ole. Nii, no mäete, kuidas ta ilusti seletab selle lahti. Ma läksin just meelega kõige vanemasse raamatusse. Me tihti ütleme, oi no tead, Vanas testamendis oli sama teemolik vaim töötas. Täpselt samamoodi töötas. Nii, Jumal siiski teab kõike. Läheme Hiobi 4.17. On see inimene õige siis Jumala ees? Või mees puhas oma looja ees? Vaata, oma sulasetki ta ei usu ja oma inglit ta peab eksijaks. Veel vähem siis neid, kes elavad savihooneis ja mille alusmüürid on põrmus. Kujutad ette, inglid ju reetsid teda ka, ta ei uskunud seda. Aga Jumala plaan realiseerus kõigest sellest hoolimata. Ta ju teab. Ja kui me tihti ütleme, oi, miks küll Eeva tegi pattu, me poleks siialgi pattus. Kui Eeva poleks teinud, siis oleks Juuli teinud seda pattu. Nad oleks lihtsalt lõpuks, saatan tambib ja tambib nii kaua, ta lõpuks oleks läinud selle patu sisse. Me jäämegi heietama, miks küll Absalom reetis oma isa, temal oli nii võimas isa, kuningas Taavet ja näed, nüüd ta ihkas seda võimu. Ta oleks saanud seda võib-olla seaduslikult isaga koos valitsedes, võib-olla toeta oma isa, julgusta oma isa, ole talle toeks. Ei, me võtame endale. Vaata, see on see inimlik loomus. Ma tahan endale. Ma ei tee mingit koostööd. Ma ei taha siin kellelegi midagi anda. Mulle.
ta omas autoriteeti, ta omas head nägemust, ta ütles nii ilus lokkis peaga poiss olevat olnud. Piibel räägib see Absalom. Ja et jäi kohe lokkidega sinna puusse kinni. Et noh, Piibel räägib täpselt neid sõnu. Ja nüüd, kui ma lähen sinna Hiobi 18, siis 15. salmi, Hiobi 15. Mul on hea siit leitseda, kes on elektroonid. Ja 14.15. Kuidas võiks inimene olla puhas, naisest sündinust olla õigust? Ja siin ta nimetab uuesti ära täpselt seda sama võist, vaata, tema ei usu oma ingleidki ja tema silmis ei ole taevatki selged. Veel vähem siis põlastusväärsed ja laostunud meest, kes väärtegusid joob nagu vett. Seda juhtub ju, eks? Aga ma imestan vahest selle üle, et kuidas Mooses suutis ikkagi usaldada niimoodi, et ta viis oma poja ohvri altarile. See on mulle üks üürimalt mõistmatu asi. Nüüd ma kuidagi hakkan juba sellega nagu kuidas öeldakse, ma hakkan mõistma, et Jumal või Mooses tõesti usaldas Jumal. Ta ütles kohe, et ta äratab ta ülesse. Abraham. Jaa, muidugi, väga hea, et sa, mul oli nii hoos, et ma ei pannud tähelegi. Ma mõtlesin, et kui lähed rajale. Ei lähe. Ma olen ikka ja nii, et siis Hebrea kiri 5 ja 8 salm ütleb, ta räägib Jumala poja kohta ehk Jeesuse kohta. Ja olles küll poeg, õppis ta kuulekus selle läbi, mida ta kannatas. Ja kui sina võtad nüüd Hebrea kirja lahti ja ma loen paar salmi edasi, ma olen omale pannud, ju see siis ettevalmistuse ajal oli mulle hästi oluline. Kohe. Hebrealaste, ma lugesin praegu 5.8, aga kui ma tundus, et salm 7, oma maise elupäevil ohverdas Jeesus palumisi, anumisi, suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Vaata, siin me oleme ju mitu teenistust rääkinud Jumala poja seisusest. Ja nüüd jälle, milline on siis Jumala poeg? See, kes on sõnakuulelik oma isale ja allaheitlik, me võime öelda, aga ma tean täpselt, et niimoodi ei ole nagu Jumal, mina tean, et sinul ei ole üldse kaastunnet ja aga inimene võib ju arvata, mis ta tahab arvata. Aga vaat selles ongi erinevus, et mina inimene ei ole Jumal. Ja ma tõesti, ta ütleb, et ma ei ole ju inimene. Kui Jumal ütleb, et tema elukoht on taevas ja ta ei mahu sinna taevastesse ära, tema jalajälg on maa peal, teda on igal pool, ta ütleb, ma ei mahu sinna lihtsalt ära. Ja siis ta otsustab äkki teha niisuguse kummalise asja, et ta asub elama meie sisse. Inimesi, see on ainulaadne, see on ainukordne asi ja see on kuidagi lõpuaegadel eriliselt ilmsiks tulnud. Jeesuses Kristuses elame. Jeesus elab minus, mina elan Jeesus, see on mõistmatu. Vahest, tead sa, see on nii naljakas. Mul oli üks näide eelmise nädala sees. Mulle helistab üks tuttav ja küsib mu käest ühte nõuannet. Ja ma vastan talle, ma tean, et minu loogikaga mina olen kokkuhoidlik inimene. Minu vanaema Keldri Liidi õpetas mulle kokkuhoidu. Mina olen alati, kui võimalik kokkuhoida, mina olen kokkuhoidlik. Aga mina olen õppinud natuke teistmoodi mõtlema. Ja sellel hetkel, kui mu käest nõu küsiti see või teine, siis ma olin täiesti veendunud, suutsin vastata. Ja tead sa, Jumala vaim kuidagi nagu purskas minust ülesse. Ja ma vastasin selle teise vastuse, mis oli, vaata tihti me arvame inimlikult nii, sest mina teadsin, kuidas mina arvan. Ma ei taha seda situatsiooni rääkida, aga et vast minule omaselt, oma kogemustega, oma elu tarkusega, ma oleks vastanud nii. Siis ma vastasin hoopis teisiti. Ma kuidagi, oled sa võib-olla tundnud vahest, et mul on paar näidet veel. Näiteks inimesed tulevad kellegi pärast palvetama. Aga ma saan aru, et see inimene on käinud igal pool eest palves. Ja ma kohe teadlikult kaon kohe eemale, mõtlesin, et kui mul ei ole Jumala käest täpset juhtimist, siis ma ei lähe, ei pane käsi peale, ei jookse nagu amokki teistega koos võidu, et palvetame kõik ta pärast, mina ka. Eks kuidas siis ma nüüd maha jään, ma teen kõik, mis teised kõik ees teevad. Ja kui ma näen, et ta on käinud ees palvel nii palju, ma nagu ei püüa.
ja siis oli üks olukord, kus inimesed palvetame teie eest, kuigi ma olin üks juhtidest seal selles olukorras ja mina seisan täitsa kõrval. Ja siis nad kogunevad, aga täiesti minu kõrvale niimoodi. Ja kõik moodustavad ringi, hakkavad palvetama teie eest. Ja mina ei tea, kus kohas see mul tuli. Nii kui keegi oleks sööstnud, ma panin käeda pea, niuke prohvetlik sõnum. See nüüd küll, siis kui ma üldse natuke midagi aiman, siis ma arvan, Jeesus minu sees teeb neid asju, mis on minule nii teistmoodi, mina mõtlen. Aga midagi sellest Jeesusest on minu sees, mis teeb ja pärast ma tunnen tõelist rõõmu. Ma saan aru, see on täitsa nagu keegi teine võttis asja üle. Ja kindlasti ei ole see kellelegi kahjuks, ei mulle ega sellele inimesele, kelle pärast ma palun. Tema oli ka rõõmus. Ja see oli pärast nii tänulik ja õnnelik, et sa taru, ja me võime küsida, miks see surm toimus just ristil, mitte teisiti ja tegelikult Piibel kõneleb taevasest kuningriigist ja põrgu vallast ja mõlemad paigad eksisteerivad muide vaimusfääris. Inimesed ei pea olema surnud selleks, et minna nendesse paikadesse. Me elame üheaegselt nii vaimus kui maises sfääris. Me ju teame, mis tähendab vaimus. Me oleme tihti palves saanud vaimus ilmutusi, kes tunnetuse, kes pildi. Ülestõusmispühad on meie kristlaste jaoks tõesti kõiki olulisim püha kiriku aastas. Siiski on see osa tervikust. Kui ei oleks Jeesus sündinud, ei oleks meil midagi täna rääkida ristisurmast. Eks ole ju, ülestõusmise kuuluvad need kaks asja kokku. Ülestõusmiseta ei oleks tema surm olnud sama väärne mis tahes õilsa inimese surmaga. Me teame, et õilsaid ja väärikaid ja väga eetilisi ja väga pühendunud inimesi on maailmas surnud. Aga see ei ole see, et sa suurid oma õilsate ideede eest, vaid see on lunastuse surm. See on Jumala plaan. Selles on vägi. Kuid tänu ülestõusmisele on see kaduva muutumine kadumatuks. Ma pidin selle kirjutamast, mine tea, muidu äkki tule meelde, kui siin teie ees räägi kadumatuse muutmine. Ristil olles, kui ta oli, mitte ükski inimene teda seal ei lohutanud. Mitte ükski inimene. Sõdurid aukusid ta kallal veel ja siis tulid kaks röövlit veel ta kahel pool ja üks veel oligi armuline tõesti, see tõesti lohutas ta ütles, et veel täna, see pidi olema reedel, kui ta seda ütles. Sest ta ütles, et siis ju päev muutub, eks. Laupäeval on ju see hingamispäev. Aga reedel, ta ütles, veel täna oled sa minuga kuningriigis. Veel täna. Ja niisugused, nagu minu meelest nii ainus lohutus, mis osaks saab, on see, et me võime seda risti armastada. Me võime end täielikult üle anda issandale. Jumal andis meile risti, rist omakorda annab meile ühenduse elava Jumalaga. Selle päeva sõnum ei olegi midagi rohkemat kui see, et Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Ja sõnad, haud on tühi ja rist on tühi ja surilinad on tühjaks jäänud. Selles peitubki kogu see kristliku sõnumi tuum. Ja kristlased usuvad, et surm, just nimelt selle poja surm ja surast ülestõusmine ongi lunastanud kogu inimkonna. Mitte ainult need, kes on kristlased, vaid kogu inimkonna. See võimalus on olemas, kas sa võtad vastu, ütleb, ei mina seda ei usu, usud või usu, ta on sul võimalus, kas sa võtad võimalus, ära võta kingitust vastu, ära võta. See on sirgelt, et sa seda siis ei saa. Jeesus jätab meile täiesti vabaduse, no nii asi võiks ikka vägisi kõigile meile peale seda panna, eks ole. Ja nii head asja. Tead, inimesele ei saa head asja ka vägisi anda. Lihtsalt ei saa. Ta ei suuda seda väärtuslikuks pidada. Ta võtab selle täna vastu, kui ta väärtusliku, ta homme hülgab selle. Sest ta ei mõista selle hinda. Nüüd tõesti, Jumal, anna meile mõista seda, mida sa tegid. Nii nagu ta ütleb, et teie variserid olete üle kohtu ka kinni pannud selle tunnetuse võtme. Te olete kinni pannud selle, kui me ütleme praegu, meil on Eestis vabadus, miks ei tule, miks kirikud ei ole täis. Sellest ei olene. Ja ka mina ka ei oska öelda, aga teate, me võime ju, ütleme, et selle surma läbi me võime igavesti elada. Nii nagu Jeesus on üles tõusnud, elab isa paremal käel. Usk sellesse võib tunduda lausa tõesti lihtsameelne. No tõesti, kui sa hakkad ikka väga targalt mõtlema, no ei ole väga tark ja arukas, täitsa lollikesed, eks ole ju.
aga ma tõesti siiralt usun seda. Ja mul on, minu vaimus on, ma ei oska kui ma peaks kedagi veenma, ma ütlen, no ma tõesti usun, et ma usun. kogu see kõige loogilisem jutt, ma ei oskagi sulle midagi, see on minu sees tunnetus, see on minu sees mõistmine ja tarkus. Sest oli ka neid päevi, kui ma ei uskunud seda. Kui ma tampisin täitsa vastupidist juttu. Nii nagu Paulus, ennem oli Saulus, rääkis täitsa, tappis ju kristlasi. Ja pärast, ma ei tea, kuidas Jumal seda teeb, aga ta teeb seda. Niimoodi, et see asi ikka veel toimib. Usk ja usaldus Jumalasse on meie üks peamine, väga tähtis osa. See on tõesti, et ma ei ole enam surelik, ma olen igavene olend. Ma kirjutasin välja paar niisugust asja, mida arvatakse surmast. Aristoteles, teate, kes see on, jah? Tema oli üks filosoof ja tema oli Aleksander suure õpetaja ja elas kuskil 400 aastat enne Kristust. Ja tema nimetas surma kohta seda, et ta nimetas millekski surma, millekski, mida peab kartma, sest temale oli see kõige lõpp. Nii et üks tark õpetlane ja filosoof ütles niimoodi, elada veel võib, aga vaata surm on nüüd kõige selle lõpp. Niimoodi arvas üks väga tark ja erudeeritud ja õpetas juhte, riigijuhte. Ja niisugune mees, Jean-Paul Sartre, tema elas täpselt minu vanaisa ealine mees oli ja tema oli ka kõik prantsuse kirjanik ja filosoof ja poliitik ja eksistentsialism. See on niisugune kirjanduse vool, mis tekkis teise maailmasõja eel ja see tähendab, et inimene mõistab oma eksisteerimist. Ja siis ta räägib selle kohta, mina eksisteerin, sest ma olen siin arvata mida tahes. Aga kui me ütleme, kui palju inimene võib oma mõtetes ja oma tarkuses targutada. Ja see mees arvas, et surm võtab ära kogu elu mõtte. Ja uskmatus ei sega õnnelikku elu, kui kaasneb ikkagi surm. Ja nüüd üks lihtsalt, ma ei tea isegi, ma olen kuskil üks koomik ütles kunagi niimoodi. Ma ei tea, mina arvan, see on üks kaasaegne mees. Ütles teraselt, ma kavatsen elada igavesti ja nii see on. Ja siiani on mul see hästi välja tulnud. Sest ta ju elab alles. Ja kui me läheme nüüd Efesuse kirja, kiri Efeslastele ja esimene peatükk ja salmid 9-10, siis kiri ütleb nii. Tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristusesse oli kavandanud. Saad aru, see on kõik tema plaan. See on kõik Jumala plaan. Kõigepealt see oli see, et ta oli teatanud. Tema teatas meile, et temal on selline tahtmine, tema tahab meid iseenesega lepitada. Ja siis see oli tema hea nõu, et ta Kristuse kaudu oli kavandanud selle kõike ja aegade täiuse korraldamiseks Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. Temas oleme ka meie saanud selle pärandi osa, siin eestikeelses piiblis minul ütleb liisu osa, aga pärandi osa ühes teises tõlkes ette määratult. Kõik toimub tema kavandamist mööda. Nii et mul on üks laiendatud tõlge, mis ütleb, tehes meile teatavaks oma selle plaani, oma eesmärgi ja saladuse kohta on öeldud, see on nagu müsteerium. Siin kui oli saladus, ta teeb müsteerium ja see on, me on kooskõlas tema hea meelega. Et kõik ta oli ennem ette kavandanud, üldiselt päris nagu mõistetav tõlge, aga ja 10. salm, mis mul on ka siin laiendatud tõlkes, ta kavandas aegade küpsuse ajaastute haripunkti jaoks, et ühendada kõik asjad ja juhtida need üles ja viia lõpuni Kristuses. Nii need asjad, mis on taevas, kui ka need, mis on maa peal. Nii, siis Jeesus elas selles taevases reaalsuses ja see oli sama käega katsutav ja sama nähtav kui see loomulik sfäär. Ja ma arvan, et meil on see kätte saadav täpselt samamoodi. See taevane ehk vaimsed asjad ja need, mis on maised asjad. Ja nüüd natuke seda tõrva ka siia. Jumalat jäljendava kuradi missioon on täpselt aga vastupidine. Tema tahab ühendada maa ja põrgu oma kuningriigi alla.
ja seeläbi kogu aeg kontrollida maailma, rõhutada, röövida, tappa, varastada. Põrgutöö on inimeste seas selgelt nähtav. See toob maailma surma, haiguse, hävingut, tüli, kurjust. Ja piibel räägib, et meist on saanud või need, kes siis Jumala sõna usuvad või need, kes usuvad, mida nad tunnevad, siis neid on saanud patuorjad. Kui keegi sõna kuuleb, Jaakobuse 1.23, kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatab oma ihulikku kuju peeglist, siis läheb natuke peeglist eemale ja siis ta unustab ära, milline ta oli. Minu meelest nii hea võrdpilt, eks ole ju? No ma korra kuulsin, lähen kaugel, ma lähen asjast kaugemal, tähendab, mul ununeb ära, peegelpilt ununeb ära. Näiteks kui ma mõtlen praegu, et minu ema on üle 40 aasta, üle 40 aasta, 49 aastat on surnud. Elas 40, surnud on rohkem kui elav on olnud. Ja siis ma mõtlen, et kas ma mäletan oma ema? Aga see on väga kummaline asi, kuidas me ei mäleta. Mul on nagu ema kuju meeles. Ja kuidas me inimestena ei suuda neid asju ikkagi meeles pidada. Aga tead, mis kõik huvitav? Meil on meeles tegu. Mida ta tegi? Kuidas ta oli? Milline oli tema olemus? Milline oli tema süda? Mõtle praegu, mis Jeesus on meie jaoks teinud. Me ütleme, mina isiklikult teda ei tundnud, aga täna sa ei saa öelda, et sa isiklikult. Sa oled nüüd teda isiklikult tundma õppinud ju. Nii, saatana teemonid, tema peakorter, sideliinid on edasi siin maa peal ja väga hästi rajatud, aga nüüd on üks võimas asi, ta ütleb, et see meie isa palve on nagu diagramm, mis võimaldab kõik apostelikult paika panna, nii et kui me loeme meie isa palvet, mitte niimoodi vuristada, ei isa, kes on tarast mütsitud, olga sinna meri, sinurid, tulgu seda, mis sündig, mingi tarast. Ma võin niimoodi ka lugeda. Kas see said aru ise või kas teised said üldse aru? Ma sain aru, et enne rohu ostmist kontrollige, küsige apteeki. Ja see täpselt apteegi need, nagu nad ütlevad, et kontrollige. Ja. Nii, et tegelikult me tulemegi Jumala ette selle sama, nagu öeldakse, nii palju kordi loetud palvega, aga ma loen ja mõtlen, mis seal siis kirjas on? Meie isa. See on selle mehe isa siin. See on mehe isa, kes seal Võrumaal elab, kes Saaremaal või naise isa. Kujutate, meie kõik, ma ei pruugi, aga ta ütleb meie isa. Sa ei saa öelda, et minu, mul kõik mulle. Meie isa. Sellepärast me peamegi üksteist armastama. Sellepärast me peamegi üksteist hindamast. Meil on nii erinevad annid ja Jumal pani meid kokku toimima. Ja, aga mis siis? Teate, kui me lähme surnuaeda. Ja ma tean seda, et Eluallikal laulis seda laulu Surnuaias on salvestus. Mina vähemalt vaatasin seda salvestust, mis oli surnuajal tehtud. Ja siis ta ütleb, kujutad, et aga kui surm ei olegi see, mida arvatakse, et ta on. Et see kalmistu on Vikati mehe asupaik. Tegelikult ta on hingehoidja võimupiirkond, kes ühel päeval ütleb ja nii nagu Jesaja kirjas, ärgake, hõisake põrmus lavaajad, siis te surnud ärkavad ellu, tema laibad tõusevad üles, sest Jumala kaste on valguse kaste ja maa paiskab välja kadunud. Täiesti teistsugused arvamised, mis inimesed, surnu, mina mäletan, mul ema ei olnud siis veel surnud, ma niimoodi kartsin surnuaeda. Teie muidugi niimoodi ei toimi teie elus, aga minul oli nii, et ma isegi, kui ma sõitsin liinibussiga surnuajast mööda, ma alati keerasin selja surnuaiale. Sest mu meelest oli see nii õudne koht, kui palju laipu seal on. Aga kui me mõtleme, et nad on surnud Jeesuses Kristuses ja nad äratatakse üles ühel päeval. Vaat nii, meie inimeste arvame jube õudne paik, mitte kõik, minu siin näiteks kaasa arvatud, jah. Kui aga Kristust kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute üles tõusmist ei ole? Ma lihtsalt loen praegu Pauluse kirja esimese Korintuse kirja 15. peatüki ja loen alates 14, ma siin hakkasin lugema, jah, 12. Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, kujutate, need samad mõtted, mida me oleme kuulnud ju inimesed räägivad, eks ole. Ei, tegelikult ei ole Jeesus surnud siin midagi ristil. See ei tee mitte mingit tegu. Ja räägitakse kõike, aga mida nüüd
sina usud, eks? Ja nii, et isegi need mõttekäigud on ka siin piiblis kirjas. Mõni ütleb, et teised kuulutavad, et Jeesus on surnust üles, teised, ta polegi üldse surnud. Ta polegi üldse üles tõusnud. Aga kui surnute üles tõusmist ei ole? Te tahate siis öelda, et Jeesus Kristust ei olegi siis nagu üles äratatud. Aga kui Kristust ei üles äratatud, kas siis tähendab seda, et meie jutlus on tühine ja tühine on ka meie usk? Ja kui meid leitakse, siis olevat Jumala vale tunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumala vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, kes tema ei ole teda üles äratanud sel juhul, kui surnud üles äratata. Sest kui surnud üles äratada, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis on usk tühine ja te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Aga tead, see tundub täpselt niimoodi, et täpselt samu mõtteid on mõeldud ka enne meid. Ja need on ilusti fikseeritud. Ja keegi ütleb, aga kui ei ole, siis ei ole nii. Ja minu meelest on see, ma ei tea, kas valana mulle andeks, aga mulle tundub tõesti filosoofiline targutus, et korralikult ära põhjend, ära seletatud, kui sa ütled, teda ei olegi. Nii, siis mina ütlen, et Kristus on üles äratatud surnust. Aga mis siis teha täna ja praegu? Mis siis teha täna ja praegu? Mina loen leheküljelt 38 raamatust Teekond Kristuse sügavustesse ja loen siit paar rida. Mida siis teha praegu ja täna? Ärgu pangu see sind muretsema, selleks pole vähematki põhjust, lihtsalt armasta teda. See armastus sisaldab endas pühendumist temale kõigis asjus. Kui oled end Jumalale täielikult üle andnud, ei ole sul sellest probleemi, kui sulle ilmutataks Jeesus Kristust isegi kogu tema olemuse täiuses. Mõni osa sellest ilmutusest võib olla sulle väga selge, mõni osa aga mitte. Võta kõike rahulikult, igaüks, kes armastab Jumalat, armastab kõike, mis temasse puutub. Tunne rõõmu nii sellest, mida sa tema ilmutuses mõistad, kui ka sellest, mida sa veel mitte ei mõista. Kui sa teda armastad, armasta tega kõike. Niisiis, selles olukorras, kus sina ja mina täna oleme, teeme isa tahet, oleme talle allaheitlikud. No, eks tema läbi me elame, tema elab minus. Selles olukorras, kui inimene ütles tänan, vaata, ma ütlesin, et ma ennem tõin näite sellest, kui ma palvetasin selle inimese pärast, kelle peale ma üldse ei arvanud, et ma käsi panen, siis ta ütles mulle pärast sellise lause. Kuigi see oli mina, Maarika, ta ütles seda mulle, aga ma tean, et mind juhtis Jumala vaim siis. Ta ütles mulle niimoodi, oota, kui ma leian selles. No nii. Tahtsin hästi lugeda, et see, no näed, kadus ära mul see koht. Tema läbi ta ütles mulle niimoodi. Tänan, et sina võimaldasid minul kogeda Kristust Jeesust. Ja tead need sõnad, mis ta mulle tookord ütles. Kas need ei ole suured sõnad? Kui keegi ütleb, oi, ma tänan, ma kogesin midagi. Või et ta ütleb, ma tänan, et sa lubasid minul kogeda Kristust Jeesust. Ja need vastus sellele minu palvele, vaat need tundus nüüd, et vaat nüüd olid juba, nagu öeldakse, siin olid nüüd sellised väed mängus, et üks tark räägis teistele targale, aga mõlema sees rääkis see Jeesuse Kristuse olemine niisiis. Tead, vahel läheb sul koguduses väga hästi, kogudus kasvab ja tegemist ja olemist on väga palju, aga vahel on nii, et sa teed, mida sa tegema pead ja eduelamust ei ole sul pikka aega. Ometi sa palvetad ja Jumal on su elu allikas, tema on sinu jõud ja tugevus ja mingi tugevus ja kindlus, sa oled lihtsalt õnnelik inimene, sa elad selles reaalsuses ja Jumal vastab oma tõotustele ja ta on nende tõotuste taga. Ükskõik, millised olukorrad su ette tulevad, allikas on Jumalas, siis sa ei saa valesti minna. Jeesus on minu sees 24 tundi, 24/7 on niisugune ütlemine, eks oled sinagi kogenud.
niisiis, tema on minu elu keskus. Teate, saatan on meister looma illusioone. Ta näitabki sulle, valetabki sulle. Nüüd tee kindlaks, mida sina otsustad. Inimesed vahest nagu Jeesust, eelmine päev nad ütlesid, Jeesus, juutide kuningas, eks, viskasid mantlid ja palmioksi, järgmine päev nad karjusid, need samad inimesed, võib-olla pooled nendest, löögedaristi. Tead, meie sisse on antud üks tunnetus. Ja minu lõpupalve on Luuka 11, see on mu viimane, sellega ma lõpetan kohe. Luuka evangeeliumi 11. peatükk ja salm 52. Ja Luuka on natuke kaugele läinud, 11 ja 52. Nii. Kas sa ka leidsid ülesse? Häda teile, seaduse tundjaile, sest te olete ära võtnud tunnetuse võtme. Ise te ei ole sisse läinud, ent olete takistanud sisse minejaid. Ja kui Jeesus oli majast väljunud, said kirjatundjad ja variserid väga vihaseks ja hakkasid teda sõnast püüdma ja paljude asjade pärast varitsedes teda, et midagi kätte saada tema suust, tema suusõnadest, et ta süüdi mõista. Ja täna ma tahan tõesti, kui ma lõpetan, aga ma praegu lõpetan ja Jumala arm, andku tarkuse, ilmutuse vaimu teile, uskuda seda, mis on sinu sees nii kindel. Ära lase sellest lahti, sest ei ole ühtegi põhjust, miks sa peaksid jääma ilma igavesest elust. Ja ma palun, issand, nii nagu sa ütled, häda neile seaduse tundjale, te olete ära võtnud tunnetuse võtme. Isa, me palume, et see tunnetuse võti saaks tagasi meile antud, et me usume, et meie issand teeb meie kindlameelsuse veel kindlameelsemaks. Isa, me võtame tagasi need, kui keegi on midagi meilt ära röövinud. Me võtame tagasi, sest meil on Jeesusest Kristuses antud, nii nagu sõna ütleb, ta on kõike andnud meile poja kaudu, miks ta ei peaks siis seda andma? Siis me palume seda, issand, kui meil on tunnetuse võtmed ära võetud, kui me usk on läinud kõikuma, kui me oleme kahtlevaks muutunud, issand, siis kinnita meie usku. Anna meile tagasi need võtmed, tõde tunda ja seda armastada, sest sinu rist on tühjaks jäänud, sinu haud on tühjaks jäänud. Sõna ütleb, sa läksid isa juurde ja sa tuled tagasi ja kogudus on see koht, kuhu sa ütled, ma tulen ja lasen omal aul ilmsiks saada koguduse kaudu. See on minu Kristuse ihu. Me oleme üks tervik, see Kristuse ihu ja Jeesus Kristus on koguduse pea. Issand, me täname, et sinu tahe sünnib ja mitte keegi ei saa seda kõigutada ja muuta. Amen. Olge õnnistatud kõik, sest tõesti me issand on üles tõusnud ja teinud selle üles tõusmisega niisuguse lepituse töö, et me võime juttu vesta elava Jumalaga. Amen.